päevalüliti. Lülitume teemasse. Ka Põlva haiglas puhuvad uued tuuled. Põlva haiglas on juba aastaid tahetud nii mitmeidki osakondi kinni panna, kuid haigla on siiamaani kvaliteedi teenusosutajana säilitanud. Mis on aga haigla murekohad, kuidas on lood sünnitusosakonnaga, seda kõike kuulete tänasest päevalüliti saatest, mille keskseks teemaks ongi Põlva haigla tänane olukord. Mina olen saatejuht Kristi Sarap, minu hea kolleeg Priit Pokk käis kohapeal asja uurimas. Oleme siin Põlva haiglas koos 2 kogenud arstiga, AS Põlva haigla ülemarst doktor Margit Rikka ja siis sünnitusosakonna juhataja Sirje Kõiv. Doktor Margit Rikka, kuidas üldisemalt Põlva haiglal läheb? No patt oleks kurta. Tegelikult läheb meil päris kenasti, sellepärast et siiani meil personali jätkub, tööd on ja ikkagi väga halvasti ei saa küll öelda, et läheks. Millised on Põlva haigla sellised tugevused või tugevamad pooled? No tegeleme me kõigega, mis maakondlik haigla meile ette näeb ja ma arvan, et kvaliteedi poolest on kõigega hästi, aga meie kõige tugevamad küljed võib-olla, kui nüüd mingid erialad eriti välja tuua, siis on see just taastusravi pool ja meie sünnitus, mis on väga populaarne ka teiste maakondade elanike hulgas. Taastusravi on täpselt samamoodi, et Lõuna-Eestis on ta üks selliseid kohti, kuhu pretendeeritakse, tahetakse tulla ja me tulevikus loodamegi saada Lõuna-Eesti taastusravi kompetentsikeskuseks. Milles see taastusravi selline tugevus väljendub? Taastusravi on selline eriala, mis on viimastel aastatel väga palju arenenud, ütleme viimane 10-15 aastat on tohutud muutused toimunud. Kui varem oli nii, et ravikehakultuuri tegi õde, siis tänapäeval on olemas kõrgelt haritud füsioterapeudid, on olemas spetsiaalselt taastusraviarstid, on tegevusterapeudid, psühholoogid, eripedagoogid, need on väga palju erialasid, mis on taastusravisse juurde tulnud ja Põlva eelis on see, et tugev osakond, meil on kõik erialad komplekteeritud, samal ajal oleme me füsioterapeutidele ja ka teistele spetsialistidele praktikabaasiks. Tartust tulevad tudengid Tallinnast ja see kõik annab selle, et me oleme hästi uuendusmeelne ja Tartuga koostöös on meil piisavalt patsiente, keda aidata, tegevused on minu arvates väga kvaliteetsed, mitte ainult minu arvates, vaid Eestis loetakse taastusravi keskuste hulka meid päris kõrgele kohale ja arvestades seda, et üldhaiglates tegelikult taastusravi, statsionaarset taastusravi voodeid tavapäraselt ei ole, siis meie pluss on ka see, et me oleme suutnud säilitada selle erisuse ja isegi praeguses seisus, kus väga paljudest üldhaiglatest on taastusravi statsionaarne osa ära kadunud, siis Põlvasse on see alles jäänud ja me loodame isegi mahu kasvu. Taastusravi uuendusmeelsus, kas on mõnda näidet selle kohta? No uuendusmeelsus on see, et kui teistel meditsiini erialadel on olnud ravijuhendeid juba väga palju aega, siis taastusravi ravijuhendeid, näiteks insuldipatsiendid, müokardiinfarkti patsiendid, erinevad neuroloogilised haigused veel lisaks, et kõik need juhendid on tõenduspõhiselt alles viimastel aastatel tehtud ja neid kasutatakse üle Eesti ja see seltskond, kes tegeleb, on noored, asjalikud inimesed ja selle tõttu ma olen väga uhke meie taastusravi osakonna üle. Nii et taastusravi osakond tõmbab ka noori Põlvasse siia? Ikka tõmbab, sest minu arust on ta meil kõige noorema personaliga osakond üldse ja kõige kiiremini arenev osakond, sest et iga uuendus, mis kuskilt tuleb, see haaratakse lennult. Et näiteks kui me räägime praegu, et meil ei ole ainult taastusravi osakond, meil on ka rehabilitatsioonikeskus. Taastusravi ja rehabilitatsioon on Eestis 2 erinevat mõistet, kuigi mujal maailmas ta tihtipeale läheb kokku. Aga Eestis on ta sellepärast 2 erinevat, et rahastus on erinev. Üks rahastus tuleb Sotsiaalkindlustusametilt ja teine rahastus tuleb Haigekassalt. Ja me katsume nüüd kombineerida nii, et
taastusravipatsiendid saaksid ka need head asjad, mis rehabilitatsioonipatsientidele tagatakse ja täpselt samamoodi rehabilitatsioonipatsientidel on võimalik saada õendusabiteenust, mida paljudes rehabilitatsioonikeskustes ei teha. Nii et me üritame nagu kokku viia selle sotsiaali ja meditsiini poole, mis minu arust taastusravi mõistes peakski koos olema. Kui taastusravi osakonnas on noori pealetulijaid, kas ka teistele osakondadele jätkub? No kahjuks meditsiinis on nii, et te ju teate kõik, et kuhu lähevad noored arstid, noored õed, et sellega me väga kiidelda ei saa, aga samas ei tohi ka väga viriseda, sellepärast et kuna me oleme nüüd palju aastaid juba oma erakorralise meditsiini osakonnas hoidnud abiarstid ei ole need inimesed, kes saaksid palka haigekassa eelarvest. See on puhas meie enda haigla rahastus. Aga abiarstid on alates neljanda kursuse lõpetamisest noored tudengid, kes on huvitatud oma silmaringi ja oma pädevust laiendamast. Ja siiani on meil väga vedanud nende inimestega, nad on noored, tublid inimesed ja paljud nendest, kui nad nüüd 4., 5., 6. kursus on meie juures olnud ära abiarstina erakorralise meditsiini osakonnas, siis edasi residentuuri minnes tulevad nemad meile juba appi teistele erialadele. Et tulevad näiteks valveid tegema, et meil aastast aastasse on nii, residentuuri aeg muidugi läheb edasi ja kahjuks need noored inimesed muudkui vahetuvad, aga samas nad saavad kogemuse üldhaiglas, saavad natuke teistmoodi kogemuse üldse, sellepärast et siin on suur vahe, kas olla spetsialiseeritud osakonnas või olla nii-öelda, kus kõik teevad kõike osakonnas, kus on üldosakond, kus on üldkirurgia, kus on üldsise, on üldlaste, ei ole sellist peenikest, et on ainult kardioloogia või on ainult ortopeedia või on ainult lastehaigused. Et selles mõttes ma olen saanud tagasisidet nendelt noortelt inimestelt, et nad on väga tänulikud selle kogemuse eest, mis nad on saanud. Ja meie oleme muidugi tänulikud nende panuse eest, sest et lisaks sellele, et nad meil nii-öelda töiselt aitavad, nad toovad ka ju uusi värskeid tuuli meile. Nad toovad meile uusi seisukohti, nad arendavad ka meie tohtreid ja meie õdesid. Et selle poole pealt noori meil ikkagi majas liigub, aga nüüd neid inimesi, kes püsivalt jääksid meie osakonda tööle ja kes on just värskelt residentuuri lõpetanud, no neid kahjuks on vähe võitu. Aga siiski ei saa väga kurta. On ka neid noori, kes julgevad tulla meie juurde tööle, kuigi üldhaiglate tulevik on pidevalt olnud natukene siuke segane. Ja kui me Põlva haiglast üldse räägime, siis minu arust tahetakse meid viimased 20 aastat kogu aeg kinni panna, nii et tegelikult meid ei peaks üldse olema. Aga nii, et siis võib kokku võtta, et Põlva haigla üks selline tugevus on avatud suhtumine uuendusmeelsus? No võib ka nii öelda, eks me innovaatilisus on selline sõna, mis eeldab ka mitte ainult personalipaindlikkust, vaid ilmselt eeldaks ka uusi masinaid, uusi seadmeid, et siin on ilmselt meil piir ees, et kindlasti me mingil moel ei saa konkureerida kliinikumiga või regionaalhaiglatega, kus see varustus peab olema tunduvalt peenem. Aga ma arvan, et meie tohtritel on võimalus tänu Tartu lähedusele ja ka Lõuna-Eesti haigla lähedusele kõik need uuringud, kõik need vajalikud analüüsid kätte saada, mida ta oma patsientide aitamiseks peab vajalikuks, et selles mõttes ma arvan, et maha jäänud me küll ei ole. Aga nagu doktor Margit Rikka mainis, et üheks Põlva haigla tugevuseks on sünnitusosakond ja doktor Sirje Kõiv, kes siis seda osakonda juhatab, et miks siis niimoodi on, et miks on siis sünnitusosakond tugev? No, eelkõige ma arvan, et meie tugevus on meie personalis ja selles koostöös, mida me teeme meeskonnatöös. Meil on väga kogenud ämmaemandad, meil on tublid arstid ja see ongi see, mis loob selle meeskonna ja me töötame ju sellise nii-öelda ühise eesmärgi nimel. Meeskondlikkus on kõige tähtsam, kvalifitseeritud inimesed. Kas sünnitusosakonda siis juba ajalooliselt on tugev personal või pidevalt tuleb nagu uusi tuuli ka peale?
No meil on täiesti püsiv personal küll olnud. Kui tekib mingisugune personalinappus, siis alati tahetakse meile just ämmaemandate osas on naistekliinikust nõus tulema ämmaemandad meile valveid tegema ja see on ka ilmselt tänu meie heale mainele ja ollakse nõus ka käima valvama naistekliinikust arstid, et muret selle koha pealt ei ole. Siin on olnud juttu ka sellest, et siia Põlva haiglasse tullakse ka sünnitama mitte ainult Põlvamaalt ja Põlvast, vaid ka mujalt, nii Eestis kui ka välismaalt. Vastab tõele? Vastab tõele, tullakse tõesti. No ühe suure osa meie sünnitajatest tõesti, ma alustan seal tagantpoolt, et tullakse välismaalt ja see on ka ilmselt ma siiski arvan, et see on seotud personaliga, sest me pakume sellist tõelist individuaalset ja personaalset sünnitust. Niinimetatud konveierliini meil ei ole, sest näiteks enamus neid välismaalasi tõesti tulevad Pihkvast, Petserist ja mis neid meie juures võlub on see, et see on suhtumine, ma ei kahtle selles ja ma tean, et Pihkva on see on oblasti haigla, ta on väga hästi varustatud, võib-olla palju ja kindlasti palju parema tehnika ja võimalustega kui meil, aga asi ongi selles, nii nagu nad ütlevad, see on selles suhtumises ja suhtlemises. Et sellepärast ja me siiski saame tõesti tänu sellele, et neid sünnitajaid ei ole väga palju, me saame pakkuda sisuliselt igale patsiendile privaatset sünnitust, personaalset sünnitust. Et kui noorpaar tuleb siia nüüd sünnitama, milles see individuaalsus ja personaalsus siin väljendub, et mida nad ootavad, mis neid ootab siin ees? Meie jaoks on see tavapärane töö, sünnitaja võetakse koos perega vastu, talle selgitatakse, pakutakse talle erinevaid võimalusi, me ei suru kunagi midagi peale, et arutatakse temaga kõik võimalused ja variandid läbi ja ilma patsiendi nõusolekuta, ilma temale selgitamata, vägisi midagi kuskilgi ei tehta. Kui rääkida lähemalt nendest siis venepoolsetest tulijatest, kas ainult Pihkvast tullakse siia? Ei tulda Pihkvast, Peterburist tullakse, isegi Tuulast on olnud üks aasta meil üks sünnitaja, Petseri on lähedale oleva, sealt on ka, aga jah, põhiosa tuleb ikkagi Pihkvast ja on palju nüüd selliseid, kes tulevad oma teisele ringile, isegi 3. on üks olnud. Kui siis tulevad siin Venemaalt sünnitama, et tagasi minnes on üks kodanik, on paratamatult võib-olla ka 2, on juures, et kuidas siis selline tagasi saadakse minna? Meie pakume sünnitusabi, aga me nõustame neid alati ka selles osas, kuidas nad peaksid vormistama oma dokumendid. Me anname sünnitusabi ja me võimaldame kutsuda, kui nad seda tahavad, kutsume neile fotograafi lapse passi tegemiseks. Aga Tartus on olemas Vene saatkonna kantselei, isa teeb siis kõigepealt lapse sünnitõendist, teeb notariaalse tõlke ja siis ta läheb nende dokumentide ja lapse fotoga sinna Vene saatkonna kantseleisse, kus siis vormistab lapsele dokumendid. Kui palju üldse Venemaalt siis teil osakaal on, et Venemaalt sünnitajate arv? See venelaste osakaal on vähenenud või välismaalaste osakaal. Mõned aastad tagasi, kui olud nii poliitikas kui rahamaailmas olid paremad, oli 23,8% on meil kõige rohkem olnud. Aga praegu tänu sellele, et raha on nende jaoks väga kalliks läinud ja mingil määral ilmselt ka riigi poliitika sealpoolne on kuskilgi, ütleme praegu võib-olla ehk 10-12%. Kas ka see Venemaalt tulijate sünnitajate mõjutab ka kuidagi positiivselt majanduslikult Põlva haiglat või see ei mõjuta? Mõjutab ikka, sest kuna nemad ei oma Eesti haigekassa ravikindlustust, siis tuleb neil see sünnitus kõik ise kinni maksta ja nad on sellega nõus. Nad teevad eelnevalt, nad teevad küllaltki taustauuringut, mõnikord on nii, et nad käivad terve Lõuna-Eesti haiglad läbi siin ja uurivad ja tulevad lõpuks ikka meile. Kas see on alati nii, et Vene kodanikel ei ole ravikindlustust? Kui tema on Vene riigi kodanik ja temal ei ole ei Eestisse sissekirjutust ega Eesti riigi kodakondsust ei ole, siis tal tuleb kõik sünnitus kinni maksta. On selliseid patsiente, kellel on mingisugused sidemed või juured Eestiga, neil on nii-öelda muretsetud endale Eesti kodakondsus, neil on olemas Eesti riigis
sissekirjutus, nad on Eesti kodanikud ja sellisel juhul maksab Eesti riik nende sünnituse kinni. Kasutatakse sellist võimalusi ära, et tulla parema sünnitusosakonna poole? No ilmselgelt, sest see on jälle see meie populaarsus ja inimene otsib võimalusi, kus tal on parem. Kui rääkida üldisemalt siin sünnitusosakonnast, et palju tehakse ka selliseid ebatavalisemaid sünnitusi, suhteliselt, et kas nagu vees või kodus või? No ilmselt mille pärast meie juurde tullaksegi, Eestist samamoodi teistest maakondadest, on see, et meie oleme nii-öelda normaalse ja loomuliku sünnituse pooldajad. Me oleme Eestis esimesed, kus toimus vettesünnitus ja esimese vettesünnituse sellise instruktaaži tegi üks inglanna Janet Palaskas ja ta tegi selle nimelt Põlva haiglas. See oli 92. aastal vist. Ei, isegi 91. Ja see vettesünnitus on, nüüd on ta paljudes kohtades võimaldatud ja selline, nii-öelda kõrgmood on võib-olla ehk langenud, aga vesi on meie sünnitusosakonnas endiselt väga tähtis ja see on esimene valutustamise võimalus, mida me pakume. Mitte medikamentoosne, kõige odavam. Kas odavus või miks vesi on esimene, mida pakute? Vesi on väga hea. Laps on kõigepealt elab ju, inimese elu saab alguse väga vees ja vesi võtab väga hästi ära pinged, selline soe mõnus dušš, kui ta tahab, võib minna vanni, täpselt nii, nagu ta ennast kõige paremini tunneb. See väga hästi lõõgastab. Kas on ka mingisuguseid selliseid väga ekstreemseid näiteid, kuidas kuskil metsa vahel on tulnud järsku kiiresti sünnitama asuda? Teadlikult mitte. On olnud kunagi väga-väga ammu, ma ei mäleta, mis 86. võib-olla või 7. aastal, kui lihtsalt juhtus, et tekkis kodune sünnitus, kaksiksünnitus oli ja me pidime vanema kolleegiga pidime sinna Matsurisse sõitma. Aga see on üldiselt teadlikke kodusünnitajaid on meil väga vähe, seal on ka omad tingimused, kuna võib, nüüd on see kodusünnitus ju Eestis lubatud ja seal on olemas teatud kindlad kriteeriumid, kui kaugel tohib, 30 kilomeetri ulatuses võib ja see teine asi on see, et kui on olemas ämmaemand, kellega see sünnitaja saab kokkuleppe. Ma tean, et meie ämmaemandad ei ole nõus minema kodusünnitust vastu võtma teadlikult. Miks nii? Aga see on riskantne. See on väga riskantne. Sünnitus võib osutuda mõnikord äraarvamatult kiiresti pöörduda patoloogia suunas. Nii et me praktiliselt saame oma osakonnas pakkuda peaaegu neile kodusünnitust. Privaatsust igal juhul. Kuidas on nüüd siis Põlva haigla sünnitusosakond nüüd siin ajaloo jooksul arenenud? Ja, mina tulin tööle 82. aastal ja siiani olen siin olnud, nii et ma olen näinud seda, kui kiiresti on ta arenenud, eriti viimastel aastatel, ütleme viimase 10-15 aastaga. Meie nii-öelda olmetingimused on väga muutunud ja meie osakond on väga muutunud. Selle aja sees on iga 5 aasta järel praegu on tehtud korralik remont. Meil on väga ilus osakond, üks vabariigi kindlasti kõige hubasemaid ja kodusemaid osakondi. Kui tullakse siia mujalt, siis öeldakse just niimoodi, et siia tuled nagu koju ja siin ei ole sellist valget steriilsust. Nii et ja loomulikult on meil olemas kõik vajalikud instrumendid, aparatuur, see, mis eeldab, et me saame litsentsi järgselt töötada. Aga kui oleks nagu soov midagi täiendada, midagi uuendada, mis sünnitusosakonnas on midagi sellist? Uuendada loomulikult saab alati ja need uuendused, mida pakutakse või mis on kõrgema kvaliteediga, kas aparatuur või võtame sünnitusabivoodi, loomulikult läheb neid vaja. Meil oleks väga hea meel, kui meil oleks kõik uus viimase peal vahendid. Ma tahaks vahele öelda, et kuigi ma olen ülemarst, ma olen lastearst ka, siis see, mis on toimunud lapse jälgimisega, et mismoodi juba raseduse ajal, mismoodi ultraheliuuringud, erinevad testid võimaldavad meil väga-väga varakult juba ära näha, et selle lapsel on mingi probleem. Me oleme jõudnud ju sinnani, et
kui on väga probleemne laps, siis antakse vanematele õigus otsustada, kas see on muidugi teatud raseduse kestuseni, õigus otsustada, et kas ta soovib seda last või ta soovib siiski kõigi neid riske arvestades edasi kanda, nõustamisteenus, geneetika, sünnituse ajal beebi jälgimine. Mina lastearstina alati olen seal, et ma ei saa mitte midagi teha enne, kui mul see laps on käes, see produkt on käes. Sünnitus on tõesti ettearvamatu, see võib olla nii, et täiesti luuavarrest võib pauk tulla selles mõttes, et kõik on kulgenud suurepäraselt ja sa saad kehva lapse, keda on vaja aidata. Ja sellepärast on väga oluline, et personal on treenitud aitama ka sel juhul, kui olukord on ebatavaline. Me peame siin suutma selle lapse hoida elus, last aidata nii palju kui võimalik, kui seni, kuni jõuab Tartust reanimobiil. Et selle tõttu mitte ainult ämmaemandad ja naistearstid, kes on selle töö juures, minu jaoks on nad omaette, ma ütlen jumalad, sest mina võtan vastutuse ainult ühe inimese eest, aga nemad võtavad ju vastutuse 2 inimese eest, mõnikord ka 3 inimese eest, kui on tegemist kaksikrasedusega. Siis on alati see lapse sünd on nagu ime ja kui me saame aidata seda imet võimalikult ilusaks, siis on kõik suurepäraselt tehtud. Ja see, et meie haiglas on säilitatud lasteõdede ametikoht, mis sugugi ei ole kõigis haiglates olemas. Meie õed on niivõrd professionaalsed, et seni, kuni lastearst on koduses valves või telefoni teel kutsutab, seni suudab ämmaemand, günekoloog ja lasteõde suudavad seda last aidata nii palju kui võimalik, et ka anestesioloog, kui see vajadus olemas on. Nii et selle tõttu, kui meie käest on mõnikord küsitud, et aga teil ei ole võib-olla kõiki personaliliikmeid, kes on lapse sünni juures vajalikud, siis me saame kindla südamega öelda, meil on alati tagatud günekoloogi valve ja just sellise günekoloogi, kes on võimeline tegema ka keisrilõiget. Keisrilõigete hulk on võrreldes varasemate aastatega ju tohutult tõusnud, aga tõusnud on ta sellepärast, et vältida kõiki riske, mis tekivad. Arvestades seda, et kuidas me jälgime titat, nii tavaline kardiomonitor kui ka loote skalbi kaudu kardiomonitor, et need on sellised asjad, uued asjad, millest varem ei osatud undki näha ja nüüd nagu tekib ikkagi tõsine oht, tõsine risk, siis minnakse keisrilõikele ja keisrilõiget saab teha ööpäevaringselt. Personal on olemas, opibrigaad kutsutakse, teda tehakse opitoas ja kõigi kvaliteetsete tingimustega. Et selles mõttes on muutus ikka tohutu. Mis sa, Sirje, tahaksid veel lisada? Nii see ongi. Ja keisrilõigete protsent on meil kuskilgi 20 juures, 18–20 ja see on täiesti vabariigi keskmine. Muidugi see tõuseb tänu sellele, et välditakse lootepoolseid riske, teine põhjus on see ka, et on suurenenud nende emade arv, kellel on kunagi olnud keisrilõige ja tihtipeale läheb see lihtsalt plaanilises korras korduvaks keisriks, kuigi võib väga edukalt sünnitada ka armiga emakas järgmise lapse ise. Kas on hiljutisest ajast mõni sünnitusosakas mingid raskete olukordade näiteid? Jah. Ei tule. Neid raskeid on ikka, et me ei saa öelda, et see oleks liiga ilus, et meil ei oleks situatsioone, kus mõni beebi peale sündi tuleb siiski Tartusse saata. Seal tihtipeale ei tarvitsegi olla üldse põhjuseks see, et seal sünnitusabiga, vaid selle beebi enda mingisugused arenemisprobleemid on. Aga ka sünnitusabi käigus tekib erinevaid olukordi ja see, et meil on Tartuga selle poole pealt küll nii tihe koostöö, et reanimobiil tuleb ju ise beebile järele ja arvestades kõiki neid koolitusi, mis me oleme saanud, siis me suudame nagu lapsele tagada seni need tingimused, et võetakse nagu intensiivravisse üle. Ja selliseid, ikka tuleb ette, see on need lootevete aspiratsioonid, erinevad, sest kuskil 3-4
mitte väga palju, aga siiski me peame selleks kogu aeg valmis olema, et see vajadus tekib. Ka ema poolt võib ju tekkida vajadus, et platsenta ei tule ise ära, siis verejooksud, see kõik käib sünnitusabi juurde, et sünnitusabi on tegelikult see, et me räägime sellest, et see on nii normaalne, see on nii füsioloogiline, et vanasti meie vanaemad sünnitasid kartulivae vahele, kõik on õige, aga kui palju lapsi ja emasid me kaotasime? Sest praegu on see titade suremus Eestis on viidud ju, no need promillid, või need on nii tillukased arvud juba, et me oleme täiesti Põhjamaadega võrdseks viidud. Ja järjest need reeglid lähevad järjest suuremaks või lähevad järjest nagu rangemaks, et meil on omad reeglid, missugused titad tohivad meie juures sündida. Näiteks alla 35. rasedusnädalat ei ole meie juures. Kui nüüd tekib situatsioon, sellest võib nüüd Sirje rääkida, kui nüüd tuleb situatsioon, et tuleb meil eeldatav enneaegne sünnitus. Kui tuleb eeldatav enneaegne sünnitus, see sõltub tõesti siis raseduse suurusest, no mõnikord ka, me hindame lapse küpsust ju ka eeldatavat ja kui me ootame enneaegset sünnitust, siis on nii-öelda transport ema kõhus ja läheb ta kõrgemasse ravietappi naistekliinikusse Tartusse. Muidugi on olnud selliseid situatsioone ka, et see naine tulebki juba väljutusperioodis ja ta sünnitab meil siin ära. Seal pole midagi teha, sest ega me ei taha ju seda, et ta kuskilgi tee peal sünnitaks. Siis on ju olnud situatsioone, et me kutsume sügavalt enneaegse lapse juurde, kutsume juba reanimatsioonibrigaadi kohale ja ta jõuab siia selleks momendiks, kui laps sünnib. See kiirus on küllaltki silmatorkav, millega nad siia jõuavad, kui me oleme tõelises hädas. Aga muidugi, kui tekib probleem emaga, siis see tuleb meil siin kohapeal lahendada. Meil ei ole võimalust, et me kutsume konsiiliumi kokku või konsulteerime kolleegiga sealt ja sealt, et see otsustamise kiirus ja kiirete otsuste vastuvõtmine, see peab toimuma siin kohapeal ja reeglina me saame sellega hakkama. Kuidas on lood teil vanemaealiste sünnitajatega, et kas nende arv on kasvanud ja milliseid riske need kaasnevad ka? Jah, kahjuks küll et nende sünnitaja vanus järjest tõuseb. See mina leian, et ei ole hea. Professor Kadri Kross ütles nii, et esimene laps peab olema naisel sünnitatud 25. eluaastaks. Naine on terve, tugev, tema füsioloogilised protsessid toimivad kõik nii nagu peab, aga kui naine hakkab kuskilgi 38. 40. eluaastal mõtlema oma esimese lapse sünnituse peale, siis tekivad juba probleemid, tekivad väga sageli emapoolsed probleemid, et ta ei ole enam nii terve, tal võivad ilmneda terviseriskid ja seda enam on siis ka see raseduse kandmine tüsilikum, võimalikud igasugused ohud. Üks asi on veel need IVF-beebid, need kunstliku ilmaviljastuse lapsed, et enamus tegelikult sünnivad nagu tavalised lapsed, et seal ei ole nagu mingisugust, aga lihtsalt see võimalus, et sel juhul, kui naine ise ei rasestu, siis see võimalus ja loomulikult ka jälgimine toimub sel juhul nendes kliinikutes, kus siis see rasestumine on toimunud. Sirje ütleb mulle kõrvalt, et see ei pruugi isegi niiviisi olla, kui kõik on korras, siis võib naine käia arvel olla ükskõik kus, aga kui nad tulevad meile sünnitama, siis mina küll vahet ei tee, lihtsalt üks riskifaktor on kuskil juures, aga need riskifaktoreid on enamusel sünnitajal sellised, et ta tuleb ja ta on terve, noor, tal on kõik lapsega hästi, et kahjuks tuleb seda järjest vähem ette, et on väga terved noored emad. Nii nagu meil lapsed ei ole nii terved, juba siis ka välja kasvanud või arenenud naised, kes sünnitama tulevad, on oma terviseprobleemidega. Muidugi need IVF-i kunstlikult viljastatud lastel, seal on põhjused, võivad ju olla väga erinevad, aga on ju üks seltskond selliseid tõesti, kes jätavad oma esimese lapse sünnitamise nii-öelda hilja peale, halla peale ja siis ongi, et neil on vaja
kunstliku viljastamise abi ja nende jälgimine on samuti raskem, aga kui noorel inimesel on vajadus mingisugusel eelneva terviserikke tõttu kunstlikku viljastamist, siis nendega ei ole üldiselt probleeme. Ja vahepeal oli meil naistearstide seltskonnas isegi selline asi jutuks, et kas üleüldse peabki, näiteks kui kuskilgi on tehtud selle vastavas keskuses tehtud talle kunstlik viljastamine ja ta on rasedaks jäänud ja ta läheb ükskõik kuhu sünnitama, et kas ta seda üleüldse peabki üldse ütlema, kui ta ei soovi. Ikkagi on hea, kui me teame seda. Päevalüliti. Lülitume teemasse. Kui minna jälle nüüd siia üldisemalt Põlva haigla nii-öelda olustiku peale, et siin septembris tuli Eesti meedias ka kerkis esile see, et haigekassal on eelarvega probleemid. Kas kuidagi see kajastub ka siin Põlvas, doktor Margit Rikka? Haigekassal on eelarvega probleemid juba ammu. See ei ole üldse uus asi. Meditsiinis on kogu aeg raha vähe ja see jutt, et Eesti meditsiin on maailma üks efektiivsemaid, siin tehakse nii väikse rahaga ära ikkagi nii suur töö ja nii väikeste meedikute palkadega, et selles mõttes see probleem on ammu õhus. Ja see näitab, ja see tuleneb sellest, et meie haigekassa lepingud aastast aastasse järjest vähenevad. Et see ei ole ainult meie haigla probleem, see on enamuse haiglate probleem. Et see töö, mis tegelikult ära saab tehtud ja see töö, mida oleks vaja ja oleks võimalik teha, et see vist ei lõpe mitte kunagi otsa ja haigekassa ei suuda kunagi anda nii suurt lepingut, kui me tegelikult teha saame ja võiksime. Aga viimasel aastal on nüüd uued suunad on sellised, et minnakse nagu tsentraliseerimise peale üle. Et haigekassa on kuulutanud välja geograafilise kättesaadavuse põhimõtted, et Eesti haiglad on jaotatud nagu 4 etappi, et 4. etapp ongi maakondlik haigla ja siis on öeldud, et millised asjad või millised teenused või missugused eriarstid võivad siis seal 4. etapis üldse tööd teha. Siis on 3. etapp, mis siis on need haiglad, mida on 4 Eestis ja need on keskhaiglad, see tähendab, et nad asuvad Tallinnas, Tartus, Ida-Virus ja Pärnus, need on need haiglad, siis on 2. etapp, kus on ainult 2 keskuses Eestis, see on ainult Tallinnas ja Tartus toimuvad asjad ja lõpuks on siis selline etapp, kus siis on kõige peenemad asjad, mis siis kokku lepitakse, et kummas keskuses, kas Tallinnas või Tartus nad siis Eestis toimivad. Mõnes mõttes on see nagu majanduslikus mõttes on see õige, ära otsustada, missuguses kohas saab, aga see on ka väga tihedalt seotud niinimetatud selle võrgustumise mõistega, et needsamad haiglad, need regionaalhaiglad, kus põhilised asjad peaksid toimuma, peavad võtma ka vastutuse ümbritsevate maakondlike haiglate üle. See tähendab seda, et maakondade inimesed, kui neilt võetakse ära võimalus teatud erialadel käia arsti juures maakonnas, siis regionaalhaigla, meie Põlva ja üldse Lõuna-Eesti jaoks näiteks Tartu, peaks siis tagama võimaluse nendel inimestel pääseda selle sama eriala arsti juurde Tartusse. Aga kui me vaatame praegu tõele näkku, teades, missugused on järjekorrad Tartus eriarstide juurde ja millised on järjekorrad maakonnahaiglates, siis ausalt öeldes mina küll ei näe, et isegi kui haigekassa tõstab natukene selle regionaalhaigla võimekust, et annab rohkem raha sinna ja vähem raha siia, et inimesed kergemini arsti juurde saaksid. Sest enamus järjekorrad on ikkagi seal kuid. Et see, kui sa saad kuu ajaga kuskile arsti juurde, on ju väga hästi. Ma tean, et mul siin üks tuttav just täna hommikul registreeris arsti juurde ja selleks, et saada reumatoloogi juurde, ta sai aja 11. jaanuariks. Ja kus me oleme praegu oktoobris. Aga
reumatoloog on näiteks üks eriala, mida meil Põlva haiglas enam ei ole. Mitte see, et me ei tahaks seda osutada, vaid lihtsalt meil ei ole spetsialiste. Aga meil on veel väga paljud erialad olemas, mida ei pea haigekassa õigeks osutada siin, sest nad on nii-öelda alla poole arsti koormuse mahust. Need 2 sellist eriala, mis on praegu kõige suurema nagu ohu all, on kardioloogia ja endokrinoloogia. Et siin juba pooles mahus meie ravirahastus läks Tartu alla. Aga kuna Tartul ei jätku personali, siis tähendab praeguse situatsioon seda, et me saame raha tagasi Tartu käest, aga tööd teeme samamoodi edasi nagu ikka, sest meil on personal olemas. See tähendab, et Põlva arst ja ka täpselt samamoodi Võru arst või Lääne-Virus või ükskõik kus osutab teenust kõrgema etapi haiglale, patsiendi jaoks nagu peaaegu mitte midagi ei muutu. Ta tuleb ikka samasse kohta, ainult et leping on hoopis teise haigla sees. Meie jaoks on see keeruline, sellepärast et on erinevad programmid, on erinevad, kõik käib ju praegu meil e-kaudu, see tähendab seda, et kõik on kompuutri kaudu. Inimesed tahavad saada ruttu vastuseid, ruttu e-tervisesse oma asju, aga kui on segadust nende programmidega, Eestis on väga palju erinevaid haiglasiseseid programme, siis nende ühildamine on üks keerulisemaid asju ja sellega me praegu momendil tegeleme. Mis saab edasi järgmine aasta, ma ei tea, aga teada on seda, et kui see geograafilisse kättesaadavuse printsiip jääb, siis põhimõtteliselt maakondlikes haiglates on ainult näiteks ambulatoorsed erialad, kõik need peenikesed sisehaiguste erialad, nagu varem olid, et kardioloog, endokrinoloog, neuroloog, nefroloog, gastroenteroloog, et kõik need erialad lähevad nagu ühe siseeriala alla, aga samal ajal me ei või nagu seda peent asja enam teha. Täpselt samamoodi näiteks kirurgias on, uroloog oli meil eraldi eriala, nüüd ta läheb üldkirurgia alla. Mis võivad jääda? Jäävad siis maakonda üldkirurgia, üldsisehaigused, kõrvanina kurguhaigused, naha- ja suguhaigused ja meie erisus, meie suur erisus taastusravi. Taastusravi õnneks on selline, mida meil väga ei nullita. Ja loomulikult günekoloogia, mis naiste nõuandla endiselt tegutseb, tegeleme endiselt rasedatega. Sünnitusabi ja kirurgia on nüüd 2 sellist asja, mis juba, vähe sellest, et meie haiglas pidi ammu kadunud olema. Aga et see on nüüd ka, et nagu Eesti riigi poolt on plaanis need erialad tsentraliseerida. Et koha peale peaks jääma ainult rasedate jälgimine ja sünnitused peaksid toimuma kõrgemas etapis. Ja täpselt samamoodi on statsionaarse kirurgiaga, et sellised väiksemad päevakirurgia protseduurid saaks teha koha peal, aga see, mis me siiani oleme teinud, need suuremad operatsioonid, kus patsient peab mitu päeva olema pärast seda haiglas, et need nagu peaksid liikuma Tartu Ülikooli kliinikumi. Millal see juhtub, me ei tea. Igatahes meie töötame praegu selle režiimi järgi, et sünnitused jätkuvad ka järgmine aasta, statsionaarsed kirurgiat pakume me ka järgmisel aastal, operatsioone teeme me ka edasi järgmisel aastal, seni kuni pole meile öeldud teisiti. See, et me oleme elanud väga palju aastaid selle teadmisega, et meid kogu aeg üritatakse nagu välja süüa, et kogu aeg nagu vähendada nende teenuste arvu. Et me oleme nagu õppinud sellest, et mitte midagi ei tohi ise ära lõpetada. Mitte midagi ei tohi ise kinni panna, sellepärast et see on poliitika. Poliitikute huvi praegu ongi see, et lõpetage ise ära, sellepärast et see ei ole majanduslik kasulik. Praeguseni on ta veel, me tuleme veel endaga toime. Meil on veel nii palju sünnitusi, et me tuleme toime ja suudame pidada pädevat personali ja suudame pidada kõiki neid erialasid, mis selle jaoks vajalikud on. Aga meie personal ja ka need õnnetud rasedad ja potentsiaalsed sünnitajad elavad ju kogu aeg hirmus. Sellepärast ma tahan veel kord välja öelda, meie ise midagi kinni ei pane. Sünnitus Põlva haiglas jätkub, tulge meie juurde sünnitama, tulge meie juurde operatsioonidele,
me endiselt toimetame. See kestab seni, kuni me ükskord hetk ütleme, et vot nii, nüüd me enam haigekassa lepingut ei saa ja tegelikult ma väga loodan, et järgmiseks aastaks meie lepingu ülesütlemise aeg on möödas. Selliseid asju peab palju-palju kauem ette teatama, et sünnitusabi lõpetatakse ära. See tähendab, et ka järgmine aasta peaks saama Põlva haiglas sünnitada. Nii et kõik noored naised, kui te soovite Põlva haiglas sünnitada, siis palun rasestuge. Osakonda on minu mäletamist järgi kinni pandud juba 2002. aastast. Ja see, mul on nii meeles, see esimene signaal selle kohta tuli ei mingisugustest ametlikest allikatest, vaid meediast. Ja see meedia on pannud meie osakonda tõesti, jah, ikka aeg-ajalt tõuseb jälle üles küsimus, kas te ikka veel töötate või? Ma kuulsin. Me ise ei ole jumal tänatud midagi sellest kuulnud, et meid kinni pandakse. Me teeme oma tööd edasi. Räägiks ka lühidalt sellisest programmist nagu laste vaimse tervise kabinet. Mis see endas kujutab? Minule kui lastearstile on see väga südamelähedane. Sellepärast, et me ju näeme, et kui paljude käitumisprobleemidega on noored koolides ja lasteaedades ja Norra programm algatas 2014 sellise pilootprojekti, kus Eesti täpselt samamoodi jälle geograafiliselt 4 keskusesse rajati laste vaimse tervise keskused. Ja meie keskus asub Tartus, aga Tartu oli veel nii tubli, et võrreldes teiste keskustega, tema rajas endale ka ambulatoorsed kabinetid, nii et on Võrus, Valgas ja Põlvas on laste ja noorte vaimse tervise kabinetid. Et me saame oma lastepsühhiaatri toe Tartust, aga töötame siin samas koha peal ja need inimesed, kes meil töötavad, on spetsiaalse väljaõppe saanud, eraldi koolitati Tartu Tervishoiu kõrgkooli juures välja laste vaimse tervise õed, meil töötavad kabinetis sotsiaaltöötajad, tavaliselt meditsiinisüsteemis muuseas sotsiaaltöötajad ei ole, nad on rehabilitatsioonisüsteemis, haigekassa tegelikult neid ei rahasta siiani. Ja selles kabinetis töötavad ka psühholoogid. Tänu sellele, et meil on nii tugev taastusravi osakond, siis on meil õnneks olemas psühholoogid, kes on, me lihtsalt jagame töökoormusi, kes töötavad nii laste vaimse tervise kabinetis kui ka rehabilitatsiooniasutuses kui ka taastusravi osakonnas, nii et seesama paindlikkus, mis meil majas töötab igal pool mujal, töötab ka selle kabineti juures. Me saame pakkuda meie lastele, noortele ja tegelikult ka peredele, sest et laps tavaliselt ei ole probleemiga üksi. Saame pakkuda võimalikult kvaliteetset abi. Nüüd selle kabinetiga on nii, et kuna ta on veel pilootprojekti järgi, siis siia ei pea ette selles mõttes, et ei pea võtma saatekirja. Ette registreerima peab küll registratuuris, et mitu last ei tuleks ühel samal ajal, lihtsalt sellepärast. Ja kabinet momendil meil töötab 3 päeval nädalas, esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Suveperiood oli vahepeal, et muidu me olime nagu rohkematel päevadel, aga suveperioodil meil natuke läksid need lapsed kaduma. Ja eks see lastepsühhiaater on üldse siuke natukene raske teema, et võib-olla ei teata ja ei tahetagi tulla, aga ma praegu jällegi kutsuksin inimesi julgemalt pöörduma, et praegu meil on veel järjekorrad lühikesed, et karta on, et kui kõik korraga ärkavad, siis tekib situatsioon, et järjekord on pikem ja ka see laps siis meie juurde jõuab. Et laste vaimse tervise kabinetti me ootame kas siis lasteaiakasvataja või kooliõpetaja poolt soovitatult selliseid lapsi koos oma vanematega või siis juba noored võivad ka üksi tulla, kelle probleemid on juba sellised, et need ei ole lihtsalt enam tujud. Et kui nad hakkavad juba igapäevast elu segama, tõsiselt, ka sõltuvusprobleemid, igasugused unehäired, ka koolikiusamise probleem, sest tihtipeale on seal koolikiusamise probleemil midagi muud taga. Kui vanem märkab, tegelikult me võtame tõesti lasteaialastest kuni 17. eluaastani oma kabineti kutsume noori. Et kui ema märkab, et tema laps käitub ebatavaliselt või lasteaias on märgatud, et käitub ebatavaliselt, ka siis, kui ta on juba varem käinud kas psühholoogi või psühhiaatri juures, et meie koostöö Tartu lastepsühhiaatriga ongi selline, et kui
tähendab, enamuse asju me saame siin kohapeal ära teha, nii testid kui iseloomustused, kui kõik asjad. Ja siis, kui laps juba satub lastepsühhiaatriasse, kui ta peab sattuma, sest tegelikult see protsent on mingi 20%, kes tegelikult päriselt vajavad üldse lastepsühhiaatrit. Enamasti on võimalik siin kohapeal täiesti toime tulla psühholoogilise abiga või sotsiaaltöötaja, mõnikord on hoopis mingid sotsiaalsed probleemid, et me saame aidata siin kohapeal. Ja need 20%, kes satuvad siis sel juhul Tartusse juba eelnevalt uurituna, juba eelnevalt kokku korjatud materjaliga, need hakkavad kohe abi saama. Ja me ei saa siin kohapeal küll kõike teha, lihtsalt osad uuringud psühholoogidel on sellised, mida saab teha ainult Tartus, aga enamuse asju me saame siin kohapeal ära teha. Nii et me oleme sellest laste vaimse tervise kabinetist rääkinud ka varem, aga lihtsalt miks ma nagu praegu tahaksin seda rõhutada, on see, et järgmisest aastast me väga loodame, et Haigekassa piiratud eelarve juures siiski Haigekassa jätkab seda joont, et psühhiaatria on eelisarendatud. See tähendab, et ka lastepsühhiaatria on eelisarendatud. Ja see, kui laps ei pea käima kaugele Tartusse või ei pea viibima statsionaaris selleks, et teha kõiki neid asju ära, vaid saab jätkata oma igapäevast normaalset elu toega, et tal on olemas inimesed, kellele ta saab tulla rääkima, tal on inimesed, kes teda aitavad ja nõustavad ja kes ka tema käekäiku jälgivad, et minu arust oleks see suurepärane võimalus ära kasutada. Ja me väga loodame, et Haigekassa järgmisest aastast võtab selle teenuse, just selle laste vaimse tervise kabineti teenuse, kus koos töötavad nii õde, sotsiaaltöötaja, psühholoog ja vajadusel kaasatakse siis ka arst, et see teenus võetakse Haigekassa hinnakirja. Nüüd järgmine aasta me saame nagu nii-öelda ta lepinguna juba. Praegu ta tuleb veel Norra riigi rahadega. Nii et, ja võib-olla ka järgmisest aastast tekib ka vajadus sel juhul saatekirja järgi ja kõigi nende muude asjade järgi, aga praegu võib tulla ise, võib registreerida, meie haigla koduleheküljel on ka see telefoninumber olemas, registreerime toimub Põlva haigla registratuuris, lihtsalt tuleb öelda, et soovitakse minna laste vaimse tervise kabinetti ja seal pakutakse esimene vaba aeg. Praegu ei ole pikad järjekorrad. Nii et tegelikult saab järgmisse nädalasse juba, aga see asi võib väga kiiresti muutuda. Me oleme näinud, et kui tuleb puhanguna, siis on järjekorrad 3 nädalat, 4 nädalat, et lapsed on läinud kooli, esimene kuu on nii-öelda sisseelamise aeg, lasteaiad samamoodi ja siis hakkavad järsku probleemid. Nii et me ei tahaks, et need probleemid läheksid väga suureks. Kui me saame sellele asjale saba peale varakult, siis hoiab ära väga-väga palju muid jamasid. Lõpetuseks räägiks sellisest asjast nagu arstide eluolu Põlva haiglas. Teada on, et arstidel on alati kiire ja aega pole ja et kuidas teil graafikutega nüüd saavad arstid inimlikult hakkama? No see on nii ja naa, sellepärast, et osad erialad on sellised, kus tõesti arst saab töötada 1,0 koormusega või 0,5 koormusega. Aga meil on osad erialad, kus paraku on ületöö päris tavaline. Õnneks on Tartu lähedusjärgi, et näiteks nädalavahetusel, kui ma nüüd täna vaatasin meie günekoloogia graafikut, siis nädalavahetustel enamasti meid aitavad välja Tartu valvearstid. Ja meil on välja kujunenud konkreetsed inimesed, kes tulevad appi, et siseeriala puhul on täpselt samamoodi, et ega siis need inimesed, kes töötavad osakonnas, siseosakonnas ei jaksa kõiki valveid ära katta. Meie majas peab ju valveringe, me oleme hoidnud majas 4 valveringi pidevalt, see tähendab, et meil on majas kogu aeg olemas sisearst, kirurg, anestesioloog ja gynekoloog on meil ka majas, kuigi ta võiks olla nagu Haigekassa rahastuse ja valveringide rahastuse järgi võiks ta olla tegelikult koduses valves. Aga arvestades situatsiooni, et meil on palju valvajaid mujalt, me ei saa ju panna inimest kodusesse valvesse, kui ta käib meile Tartust, siis seda ei ole. Küll aga lastearstid on näiteks telefonidel kutsutavad, opibrigaad on teatud aja ainult majas on telefonidel kutsutav ja tegelikult see, kui on näiteks kiire keiser, siis öösel opibrigaadi kokku saamine võtab ikkagi teatud aja.
kuigi meil on kokkulepped taksofirmade ja inimesed tulevad ise ja tihtipeale on vaja keisrit alustada isegi siis, kui kogu brigaad pole veel kohal, aga see ei tähenda, et see keiser ära jääb. No asi on nii korraldatud, et kirurgia osakonnas on ju ööpäevane valve olemas ja meil on täiesti ekstreemsete puhkude korral võimalus võtta kirurgia personalist või intensiivravist, nii et keiser sellepärast küll ei ole siiani jäänud tegemata, kiire keiser. Aga aitäh teile AS Põlva haigla ülemarst doktor Margit Rikka ja sünnitusosakonna juhataja doktor Sirje Kõiv ja edu Põlva haiglale! Priit Pokk andis loodetavasti väga hea ülevaate Põlva haigla ootustest, lootustest ja probleemidest. Mina olen Kristi Sarap, aitäh, et kuulasite. Saate järelkuulamine on võimalik pärast kella 5 uudiseid. Kuulmiseni juba homme. Päevalüliti. Lülitume teemasse.